Turvafirma tarnib mulle seadmed ja valvestab selle ära, aga kuidas see igapäevane töö siis toimub, et mille peale reageeritakse? No, valvesüsteemist on kasu siis, kui omanik seda valvesüsteemi kasutab ka. See tähendab seda, et kodust ära minnes tuleks kindlasti valve peale panna. Turvafirma juhtimiskeskus saab sellest teada, et see objekt on valves ja teda hakatakse monitoorima. Kui nüüd objektilt saabub siis mingisugune signaal, näiteks liikumisanduriga varustatud ruumi on sisenenud keegi võõras või näiteks magnetkontaktanduriga varustatud uksest siseneb keegi, siis turvafirma saab selle peale signaali ja siis koheselt saadetakse kohale lähim patrulliekipaaž. Kui ma nüüd tellin endale turvateenuse, siis millest see koostöö minu ja turvafirma vahel siis algab? Kõigepealt oleks hea pöörduda meie poole juba selles faasis, kui on olemas majaprojekt. Siis me saame sinna projekti peale kanda vajalikud andurid ja hinnata ära selle kaablite koguse ja siis selle töömahu. Seejärel, kui ehitus on jõudnud nii kaugele, et pannakse ette uksed-aknad, siis oleks mõistlik juba ka välja ehitada valvesüsteem ning juba tegelikult kogu see hoone valvesse panna. Sellepärast, et kui majal saavad avaused kinni uksed-aknad ette, siis hakatakse tihtilugu sinna ka erinevaid väärtuslikke esemeid jätma, näiteks tööriistad, keskküttekatlad, ehitusmaterjal. Nii et tegelikult oleks juba selles staadiumis vaja seda maja siis valvata. Kui keeruline see ehitamine on? Et kas see on nüüd selline asi, mida ma võiksin ka ise teha või see on ikkagi selline spetsiifiline töö? No, meistrimees saaks sellega kindlasti hakkama, et kaablit tõmmata kusagile seina taha ei ole teab, mis nagu keeruline ülesanne. Et nüüd andur sinna kaabli otsa ühendada ja teiselt poolt siis valve keskseadmes ära programmeerida, no seda peab tegema ilmselt ikkagi nagu välja õppinud spetsialist. Reeglina on täna vist olukord siiski, et meil on enamus asju on valmis, mida kõik valve alla peaks panema. Inimestel on remondid tehtud, kallid tapeedid ostetud, et kuidas ma siis oma maja valvestada saan? Selle jaoks on olemas tänapäeval juhtmevabad andurid. Kui tõesti on viimistlus korralikult tehtud või ei taha kusagil ühtegi kaablit näha seina peal, siis on spetsiaalsetel akudel töötavad andurid, mida saab siis väga lihtsalt juba ka inimene ise tegelikult kusagil ruumi ära paigaldada. Siin peab nüüd tähelepanu lihtsalt pöörama sellele, et need akud ei kesta väga madalat temperatuuri. Nii et kui on tegemist mitteköetavate ruumidega, siis sinna tasuks ikkagi kaaluda juhtmega andurite ühendamist.